I am president of Mina olen ICOMOS Estonia president, kui ka möödunud aasta lõpust ICOMOS-i kliimatöörühma kontaktpunkt ning rahvusvaheline monumentide ja vaatamisväärsuste nõukogu koosneb umbes 12 000 eksperdist, kes tegeleb just nimelt kultuuriväärtustega, on sellega tegelenud juba 60 aastat. 20 neist on keskendunud kliimale, kus tegevuse fookuseks on kliima. Kliimarakkerühm moodustati ametlikult 2016 ja koosneb nüüd rohkem kui 100 eksperdist, kes on pärit tervest maailmast, kes tegelevad konkreetselt kultuuripärandi ja kliimateemadega. Among the works of Climate Action Working Group ning kliimatöörühma tööprojektid on meie mineviku tulevik. See dokument, mis peegeldab enamust viimase aja uuringuid ja arendusprojekte, muuhulgas ka pärandkodusid, Green paper together with pärandi roheline raamat koos Euroopa Nostraga policy document ning poliitikadokument, kliimasammud maailma pärandi jaoks, ees seis ka veel kliimavahendid pärandikodude jaoks. Ja siis kõik, kes tegelevad kultuurilise pärandi ja kliimateemadega, need on dokumendid, millega selle ala inimesed on väga tuttavad. Ja palun nüüd minu presentatsioon. Kuidas meil selle ühendusega on? Veel läheb 2 minutit, hea küll. And ICOMOS is ICOMOS observer body on vaatleja ÜRO kliimamuutuste konventsiooni UNDPC vaatlejaliige. On osalenud kõikidel COP-idel aastast 2015. Making the Paris Agreement policies in the world. Ja see on see, kes tegelikult Pariisi kliimapoliitikat maailmas ellu viib. Selle aasta COP toimus Belemis, Brasiilias ning see märgib väga olulist saavutust või märk sai maha, mis puudutab globaalset omaksvõtu teemat. Kõik riigid on seotud sellega, osad lahendusest. See on indikaator sellest, et eesmärk, mis puudutab kultuuripärandit, see käivitati 2018. Aga mis puudutab siis kultuuripärandi kaitset, kultuuriliste pärandi kaitse kliimateemadega, millised on need indikaatorid, mida see tegelikult tähendab, oli tänavu aasta laual. Ekspertide rühm pakkus välja 8 indikaatorit, mis puudutasid konkreetselt kultuuripärandit ja kliimakaitset. Supposed to be binding for ja need peaksid olema riikidele siduvad. Ja see osa aruteludest COP30 arutelud olid drastilised. Sel ajal, kui mina tegin oma 8. või 10. presentatsiooni, sellel ajal põles Belemi paviljonimaja, see lükati edasi, aga Brasiilia avaldas ikkagi survet. 100 välja pakutud indikaatorist võeti vastu 59 vabatahtlike indikaatoritena ja järgmisel aastal otsustatakse see konkreetselt ära, aga vähemalt need indikaatorid, mis puudutavad kultuuripärandit, siis neid on konkreetselt 5. Näitan neid, kui see presentatsioon nüüd käima läks. Sellised on andmed, te võite teha pilte.
we are part besides of UNFCCC Lisaks ÜRO kliimapärandi võrgustikule oleme me rohkem kui 400 arhitektuuri ja kultuuripärandi organisatsiooni liikmed, arhitektuuride liidud, Ameerika arhitektuuride assotsiatsioon, arhitektid 2030 säilitades pärandit, Heritage Adapts algatus, mille käivitas ICOMOS, me oleme ka kultuuripõhiline kliimategevus tegevuses sõprade grupis, me oleme seal väga-väga tugev riikide tasemel toimuv koalitsioon, just nimelt kultuuriministrite tasandil, kes Barcelonas septembri lõpus kirjutasid alla Montreali deklaratsioonile. Lisaks sellele veel G20 ja siin on kaart, mis näitab rahvusvaheliste kogukondade ulatust. Ja ICOMOS on juba 2020. aastal deklareerinud, et kliimamuutus on kõige suurem oht, mis inimkonda ja ka kultuuripärandit ähvardab ja on öelnud, et kliima ja ökoloogiline eriolukord on väga oluline ja vajab tegutsemist ja kutsus kõiki teisi organisatsioone ka sellega tegelema. Ja viimases plaanis oli just see kliimateema ja ka konflikti teema väga oluline viimastes plaanides. Ja see on kõikjal üle ilma sama massiivne. Need on kurvad uudised muidugi. Ja võib olla nii, et ei tehta ka sellel osaliste konverentsil väga olulisi otsuseid, see 1,55 kraadi tööstuseelsetest tasemetest eelmisel aastal, see ei pruugi olla juhuslik, see ei ole ainukene eesmärk, kuhu me liigume ja tegelikult see 1,55 kraadi võib olla ka kasvada ja kui palju see saab olema, seda me ei tea ja see tähendab ka seda, et rahvusvahelises kliimamuutuste hindamisraportis number 6 21. ja 23. aastal öeldi, et kui see soojenemine on üle 1,55 kraadi, siis meil on tarvis hakata täiesti teistsugusel tasemel kohanemisega tegelema. Selleks tuleb olla valmis ja sellest tuleb olla teadlik. Ma viitasin ka nendele dokumentidele juba varem, te saate teha sellest pildi või pärast vaadata. Näiteks ICOMOS-iga koos tehti vastav dokument selle kohta ja mina olin üks osaline siin selles töös ja praegu töötame kliimameetmete tööriista kallal, kliimateemade kohta info jagamist nii maailmapärandi kui ka kogu pärandi kohta. Eile oli meil ju kultuuripärandi kliimatarkuse koolitus ja seal on erinevad sorti koolitusi, mida on võimalik võtta ja viitan ka sellele, et riigid, osalisriigid, UNESCO osalisriigid, kes on maailmapärandi konventsiooni liikmed, nendel on kohustus, et aastaks 2030 nad töötaksid välja tegevusi kliimameetmete jaoks just maailmapärandiga seoses. Ja veel konkreetsemalt on see seotud kohalike teadmiste, erinevate teadmissüsteemidega, kohalike kogukondade ka, nii et siin on mõningad artiklid ja punktid, mis viitavad sellest dokumendist just sellele
kliimameetmetele, mis on siis seotud kohalike kogukondade ja traditsiooniliste teadmissüsteemidega. Üks koolitus, millele tahaksin osutada, praegu kutsutakse just osalejaid, see on The Preserving Legacies projekt. ICOMOS on siin üks osalistest ja see puudutab pärandiobjekte, et oleks võimalik kultuuripärandi suhtes kliimameetmeid vastu võtta ja just nimelt 5. jaanuar oli tähtaeg selleks, et taotlusi esitada ja näiteks Balti riikidest ei ole ühtegi objekti, nii et ma tõesti loodan, et keegi Lahemaalt või võtaks üles selle see üleskutse ja osaleks. See projekti nimi oli siis Preserving Legacies. Ja siiamaani on meil mitmeid objekte siin selles 3-aastases programmis. Ja sellest ma rääkisingi enne kui ma seda oma dokumenti ei saanud lahti veel, nimelt COP30, et siin on siis üleilmne eesmärk kohanemise kohta ja see on 9G siis, et kaitstaks siis ka kultuuripärandit kliimaga seotud riskide vastu, arendades kohandamisstrateegiaid, säilitades kultuuripraktikaid ja pärandiobjekte ja töötades välja kliimakerksaid taristuid. Ja siin on siis loetletud üles need tegevused ja kui te vaatate neid konkreetselt, siis te näete, et kultuuripärand on tõesti seoses kohandamise ja leevendamisega tõesti omab väga tugevaid vahendeid, tööriistu. Näiteks siin on märgitud see protsent, aga protsenti üle võib alati läbi rääkida. Näiteks see punkt A, et riski, mida ma parasjagu ette loen teile, et tuleb arvesse võtta just nimelt kohalike ja põliselanike teadmisi nii ainelise ja vaimse kultuuripärandi jaoks. Nii et siin on tegelikult kõik kokku võetud. Siin viidatakse nii ainelisele kui ka vaimsele kultuuripärandile. Nii et see on selline terviklik viide kogu pärandile. Just selles punktis A. Teiseks on siis punktis B, et kultuuripärandit, mida kaitstakse kliimamõjude eest nii digitaliseerimise meetmetega selleks, et säilitada ja taastada just nimelt ainelist pärandit. No näiteks selleks, et rannikul või väikestel saartel kultuuripärandit säilitada ja olla valmis selleks. Siis C-punkt, et peavad olema ka valmisolekuplaanid hädaolukordadeks, mis on seotud siis konkreetsete piirkondade ja kontekstidega. Kui te näiteks teate, et on tulekahju oht, siis on tarvis selleks valmistuda ja on olemas ka ühismeetmeid ja on võimalik ka ennetavaid meetmeid kasutusele võtta selleks, et pärandi kaotust vältida. Siis samuti punkt D, kus räägitakse institutsionaalsetest asjakorraldusteks selleks, et korraldada väljaõpet ja arvestada seal siis ka kohaliku ja põliselanike teadmisi. Ja 5. punkt, et mis puudutab pidevat kaasamist kohalike kogukondade ja põliselanike osades. See punkt pandi selle aasta COP30 juurde. Loomulikult kõik olid sellega nõus, aga praegu see on vabatahtlikult ette nähtud selles põhitekstis. Nii et ei ole teada, kuidas seda täpselt hakatakse rakendama ja sel aastal Bonnis ja järgmisel aastal
Türgis, kus on COP31, siis me hakkame seda arutama täpsemalt ja selle eelne kohtumine on veel ühel Vaikse ookeani saarel. Nii et, aga läbirääkimised olid tõesti väga põhjalikud. Ja teine asi, millest ma tahtsin rääkida ja mis on hea pärandi jaoks, on see, et seatis üles konkreetne eesmärk and plans to accelerate solutions were supported by presidency and for upcoming ja kõik need COP-i eesistujad toetasid selleks, et kiirendada lahendusi ja tegid vastavad plaanid ja ECOMOS on osaline 3 projektis Heritage Adapt, Heritage Now ja samuti plaan, et kiirendada kultuuripärandiga seotud tegevusi riikide kohandamisplaanides. Ja riikidele anti kohustused, et leida selliseid lahendusi, mis on kultuuripõhised kliimalahendused nende riiklikesse kohanemisplaanidesse. Ja riigid töötavad selle nimel, on näiteks 55 riiki ühes grupis, mille nimi on siis sõprade grupp, näiteks Läti on seal osaline, aga ka organisatsioonid, ECOMOS ja teised on samuti seal osalised selles sõprade grupis ja selle algatuse juures. Ja teine kampaania on Heritage Adapts, see on see kampaania, mis saab algusse järgmise aasta märtsikuus ja see puudutab siis pärandiobjekte, aga ka muuseume, raamatukogusid, et nad saaksid kohaneda ja et oleks kohanemisplaan ja lahendused kohanemiseks aastaks 2030. That is on working close on the see puudutab nii pärandkogukondade tasandil kui ka muuseumide tasandil ja objektide tasandil tegutsemist. Ja juurdepääs peab olema kõikidele ressurssidele selleks, et seda teha, aga luuakse ka võrgustik selleks, et abistada seda tööd. Learning stages so I have some materials on that et ka koolitus ja väljaõpe oleks seal olemas ja mul on mõningad materjalid siin selleks, et sellega hiljem tegelda. Ja kolmas current teema seminar on just ka meie seminari teema, nimelt, et vähendada süsinikuheidet ehitatud keskkonnas. Siin on osalised üles loetletud, meie ECOMOS samuti, maailma mälestiste fond ja nii edasi, mitmed teised partnerid on seotud sellega ja õnneks Lori Ferris, kui tema tuleb meile üle interneti kõnelema, siis tema pärastlõunal räägib täpsemalt sellest teemast. Ja jällegi on võimalik osaleda selles projektis ja eesmärgid on siin ja need on väga lihtsad tegelikult, et tuleks lihtsalt, see peab olema päranditeadlik süsinikuheite vähendamine, tuleb kasutada sobivaid ehitusmaterjale, taaskasutada hooneid, passiivelemente, mitte ainult hoonetest, pärandhoonetes, vaid kogu arhitektuuris. See on tõesti väga äge algatus. Kogu see informatsioon on kodulehtedelt leitav ja tuleviku stsenaarium on see, et maailm meie ümber on muutumas ja muutumas kiiresti ja targad inimesed valmistuvad selleks. Ja see on see üldine sõnum ka kultuuripärandi osas, et selleks me peaksime samuti valmistuma. Ja suur tänu teile!